Doktor Cholakian, väga tänan teid, et liitusite meiega A-Nevisiga siin COP29. Tahaksin alustada küsimusega kliimamuutuste ja globaalse julgeoleku vahelise seose kohta. Kas te võiksite meile lihtsalt selgitada, mis seos on nende kahe mõiste vahel, milliste julgeolekuriskidega kliimamuutuste tulemuste tõttu me silmitsi seisame? Hea meelega, aga las ma parandan natuke teie inglise keelt, mu sõber. See ei ole suhe. See on üks ja sama asi. Siin pole jaotust. Lubage mul alustada sellest punktist ja seejärel seda veidi laiendada. Sõjaväelase, sõduri roll, käesoleval ajal sõduri roll, on abi osutamine üleujutuste, loodusõnnetuste ajal. Nad peavad selle rolli enda kanda võtma. Nad on sõjaväelased, kes pakuvad tsiviilsektorile teenuseid oma tsiviilsektorile. Siin see tulebki mängu. Ma mõistan seda ja paljud inimesed kah mõistavad seda, et mitte kõik kaitsetööstuses ei ole sellel arvamusel. Kui te mainiksite kliimamuutusi Lääne kaitseametnikule, te tõstataksite väga tundliku teema. Poliitilises mõttes hõlmab see filosoofiat, mis võib nende filosoofiaga kokku sobimatu olla. Kuid iga päevaga liiguvad nad selles suunas aina kaugemale. Ja kui vaadata Washingtoni esitatud aruandeid, Kaitseministeeriumi raporteid, hõlmavad need järjekindlalt nende aruannete kontekstiga kliimat. Kui oluline ja kui keeruline on selles vallas üksmeelele jõuda? Kas tunnete oma missioonil, et teid võetakse kuulda? Kas on raske veenda riigiasutusi, tööandjaid ärgata ja mõista, kui kiireloomuline olukord on? Tahan sind taas kord parandada. Ei, te ei peaks rääkima kliimamuutustest. See on keskkond, milles me tegutseme. See on meie tegevusvaldkond. Ja see ei erine sellest, kui oleksite suusataja. Sellised on tänapäeva tingimused. Seal on kas jääd, lund või lumetolm. Te lihtsalt lähete ja ütlete, need on tingimused, milles me töötame. Kui te peaksite mainima midagi sellist nagu, muide, keskkonnakaitsjad on sellele tähelepanu juhtinud, pakutakse teile vastu midagi vastuvõetamatut. See on nagu poksija positsioonilt võimsa löögi tekitamine. Täpselt. Piltlikult öeldes tuleb tabada täpselt 10. Seega, see ei ole väga spetsiifiline teema ja seda ei peaks käsitlema eraldiseisva teemana. See on üldine olukord, millega me kõik täna kokku satume. Täpselt. Samuti ärge unustage, et kui lähete näiteks piirkonda, kus puudub vesi, kliima ja veepuudus, ränne hakkab toimuma otse lahinguolukorras. Seega muutub see selle tegevusvaldkonna osaks. Pealegi ränne ja kõik sellega seondub. Kuigi ei, see on sama asi. Kordan, see on üks ja sama asi. Ja seda ei tohiks käsitleda väljaspool sõjalise tegevuse sfääri. Aga see viitab sellele, et ilmselgelt peavad inimesed mõtlema tõsisemalt, kas me peame oma kasutatavat sõnad ümber mõistatama. Kas peame selle olulise tegevuse sfääri olemust muutma, et inimestega tõhusamalt suhelda? Teie küsimusele vastamiseks tahan rääkida oma isiklikust kogemusest. Läksin varakult pensionile ja kord Massachusettsi Tehnoloogia Instituudis küsiti minult, kas ma kohtusin salaja härra Bin Ladeniga kohe pärast pensionile jäämist. Tulin sellele koosviibimisele kedagi tundmata. Olin siis umbes 55-aastane, sinna-siia. Istusin ja kuulasin küberrünnaku stsenaariumi. Mul polnud midagi öelda ja tõusin püsti, et lahkuda. Aga see, kes mind kutsus, ütles, Egon, sa ei öelnudki midagi. Ja kõik vaatasid mulle otsa, oodates, et ma kahetsen seda, mida ma pole teinud. Ja ma ütlesin, hüva. Ütlesin, et tahan alla anda. Mida sa sellega mõtled? Ma vastasin, te allutasite mind küberrünnakuga. Ma tahan alla anda. Sa ei saa alla anda. No sel juhul mind ei ründa ju keegi. Sõnavara, see on kõik. See on argument. Ilma terminoloogiata pole teil lahendusi. Unustage see, kui te ei suuda probleemi tuvastada. Edu vastuse leidmisel. Nii et jah, te tabasite naelapea pihta, mu sõber. Terminoloogiat tuleb õigesti kasutada. See viitab töö uuele aspektile, sest üks teema, mida sel nädalal arutasime, on inimeste kaasamise olulisus. ÜRO peasekretär rääkis uuringutest, mis näitavad, et 80% elanikkonnast soovib kliimamuutuste osas rohkem tegutseda.
Kuid teie pakutu põhjal võib olla vaja teha palju rohkem tööd, et inimestele selgitada, et see pole mingi väga spetsialiseerunud või kauge tegevus, vaid miski, mis mõjutab meid siin ja praegu ning kodule väga lähedal. Muidugi, kuid peale selle mõjutab meditsiiniline aspekt kõiki. Kliimamuutustest tingitud mõju puudutab inimese meditsiinilisi parameetreid, tema tuju, isiksust ja palju muud. Oleme sellesse sõna otseses mõttes sukeldunud, just kui marinaadi. Ja jällegi, kuni terminoloogia ei muutu, tuleb vanast sõnavarast loobuda. Inimesed ei nõustu sellega. Peame sellele uue nime andma, narratiivi muutma. Valitsused on selleks, et luua narratiive. Minule küll ei meenu ühtegi muud kohustust, mis valitsusel on praegu, pole nad pakkunud narratiivi, ei head, ei halba ega midagi muud. Narratiivi pole, olgu see siis vaene või rikas riik. Narratiiv puudub. Seni, kuni keegi seda pole moodustanud, ei hakka keegi tõsiselt sellele ka mõtlema. Kas ma võin selle piirkonna kohta küsimuse esitada? Rääkisime kaadritaguselt sellest, et naasite pärast paljude aastate pikkust eemalolekut siia riiki. Kas tohin küsida, milliseid muutusi olete näinud ja millised on teie ees seisvad peamised võimalused ja väljakutsed? See küsimus on mulle väga oluline. Ma laiendan seda natuke rohkemalt, kui te küsisite. Suhtlen noorte, haritud inimestega, kes on huvitatud karjäärivõimalustest. Ja ma ütlen neile, et minu arvates on täna kõige tõsisemate võimalustega riik on Poola. Miks? Sest ta esindab Ida-Euroopat, läheduses on Kesk-Aasia. Läänes, kui öelda Kesk-Aasia, läheb nende kujutlusvõime Jaapanisse või kuugi sinnapoole. Nende jaoks on see Aasia. Kui mainite Kesk-Aasiat, pole kellelgi õrna aimugi, kas räägite heast, halvast või millestki muust. Ja nüüd korraldate siin sellise tasemega üritust. Mina isiklikult tulen siia pärast pikka eemalolekut ja leian, et inimesed on sõbralikud ja avatud. Välismaa ajakirjandus ei hinnanud neid õiges väärtuses. Ja praegu tagasi tulles tahan öelda, et nad olid vastutulelikud. Nad polegi päris sellised, nagu kirjeldatud. Täna siia kogunenud noored on kõik vabatahtlikud, toredad noored, kuulekad. Sooviksin, et ka meie lapsed oleksid vähemalt poole võrra kuulekamad ja distsiplineeritud kui nemad. Neil on, mille üle uhkust tunda. Kas nad on muutunud? Jah, kogu Nõukogude Liidu eksisteerimise aja tegi Nõukogude valitsus koos kõigi oma alluvate riikidega kõik endast oleneva, et olla võlgade tagasimaksmise küsimustes läänele kuulekas. Kuna neil polnud välisvaluutat, sõltusid nad sellest täielikult. Panganõuete täitmiseks järgisid nad hoolikalt maksegraafikuid ja kõike muud. Olin Comikonis rahandusnõunik ja sel ajal oli meid, läänlasi, kogu maailmas vaid 50. Mind kinnitati Venemaa rahandusministeeriumi ja seejärel USA välisministeeriumi. Kui ma kohale jõudsin, olid dokumendid allkirjastatud, pitseeritud, hoolikalt ja laitmatult vormistatud, sest nad ei tahtnud omada teisejärgulise kodaniku mainet. Praegu see nii ei ole. Nüüd näeme, kuidas üksikud kogukonnad ja riigid arendavad oma identiteeti. Kas nad on head inimesed? Kas nad on krediidivõimelised või mitte? Millised on nende poliitilised vaated? Milline on nende rahvusvaheline maine? See on ka kõik. Seetõttu näen üksikuid riike külastades, et mõned riigid on saavutanud edu, tõusnud uuele tasemele ja mõned on langenud. Doktor Tšolakjan, teiega rääkimine on tõeline nauding. Täname teid väga, et jagasite oma teadmisi teemal. Rõõm oli minupoolne, sõber. Aitäh!